Nikita Mihhailov ja siis rünnaku poole peal number 9 Rauno Alliku, number 20 Sergei Zenjov ja Hussar nüüd joone peal. Ja on 1-0. Ja see tuli nüüd küll justkui mitte täiesti kuskilt ootamatult ja Rauno Sappinen jah, et no vot, see ongi see sama Sappinen, eks ole, et tegelikult 30 pluss minutit polnud teda praktiliselt näha ja peaga siis ja niimoodi, et väga vargsi kuidagi, et mängite seal hea läbisööt Hussarile ja Pajunurme, et pall jääb Florale, Sappinen ohtlikult kastis. Senderdab seal taha posti ja Zenjov oli seal olemas, aga Saar ka. Mingil perioodil ta oli ikkagi oma vanuse üks, vaatame see rünnak. Lastakse läbi ja seal on, ja see on 2-0. Ja kõigepealt sisuliselt Mihhailov jätab löömata, lööb heas positsioonist latti, aga see pall läheb nii õnnetult Karl-Romet Nõmme pihta sealt latist. Ja siis põrkab sisse. Põrkab väravasse sisse tagasi, jah. 60 minut. Tund aega täis ja 2-0. Sappinen siia oma statistikasse midagi kirja ei saa, aga äkki siis tema see, kuidas ta selle palli läbi lasi, oli võib-olla selle värava sündimisel kõige olulisem võtmemoment. Saanud uut informatsiooni, tõmbab, läheb löögile. Mõte oli hea, aga üle. Tuleb sinna pikk pall, jääb selle lahtiseks kool, lipul kohe võimalus ja 2-1. Ja kas esimesest puutest? Jah, tundus küll, et esimene puutest, et Otto Robert Lipp tuli siin mõnikümmend sekundit tagasi sisse, siis tuli Audi sissevise ja noh, nagu Kuressaare teinud on. Nagu Kuressaare teinud on ja ikkagi ka see sama, et Flora justkui selle jala sealt pedaali pealt maha võttis. Mitte, et see nüüd seal pedaali peal, seda pedaali väga litsund oleks selles mängus juba. Öeldakse ju ka, Sappinen saab liini taha palli. Liini taha ja tegi peale lööka ja lööb ristnurka. No see on ikka meeletu distants, mida praegu ja ta saab sellega hakkama. Ja tuleb sinna ootlikult ja värava joonelt teeväli sai puhastatud, et taha tsooni läheb. Läheb see pall ja tühab see lahtiseks ja sai Pajunurm. Mihhailov, uuesti veering. Jääb see pall jälle sinna penaltipunkti juurde Kalimullinil. Tuleb löök. Napilt mööda. Aga tundus, et Nõmm kontrollis ka. Ja Poom on nüüd suluseisus, ütleks mina selle asja kohta. Mina ütleks ka, aga seal mängitakse olukord lõpuni ja siin tundus, et on suluseis. Aga ei, jah. 3-1. Järelikult siis ei olnud, jah. Ja kas Sandero Kaares lööb siis oma esimese Premium-liiga värava ja tundub, et see löök küll väga välja ei tulnud, aga eks me nüüd kordust näeme, vaata. Pigem veeres, jah. Et minu mõte oli see, et Poom peaks jätma, sest Kaares oli sealt ka nagu minemas, et tundus justkui Poom seal liini taga oli, aga eks kordus näitab seda meile nüüd kindlasti küllaltki hästi ära. Vaatame jah, 90. minutil siis ja mängu lõppu tuli ja lisaminuteid ka praegul 4. kohtunik näitamas on ja 4. Ja ongi kõik. Ei tulnudki seda hetke enam kätte. Just 3-1 FC Flora siit endale 3 punkti tabelisse kirjutab. Jah, ja esimene... FC Flora ründaja Rauno Sappinen minu juurde siia jõudnud on. No täna 3-1 võit siit Kuressaare linnastaadionilt kaasa võtta ja 3 punkti tabelisse võtta see mäng pisut oma sõnadega kokku. Jah, et võib-olla tegime natuke ise enda elu täna raskeks. Au ja kiitus kindlasti ka Kuressaarele, et võitis seda ka kõvasti, aga ma arvan, et lõpuks parem meeskond võitis. No sul ka jällegi värav kirjas ja sel hooajal 8 tükki nüüd väravalööjate tabelis, et kuidas tundub, kas nüüd on kork maas ja hakkabki kogu aeg tulema? Ja, eks see on minu töö, kõige tähtsam, et meeskond võidab. Täna me võitsime ja on palju lõbusam Tallinnasse tagasi sõita. No nüüd nädala lõpus veel mäng Tammekaga ja siis koondisesse tundub, et vorm on hea ja mis mõtetega nüüd Tartusse lähete? Ja, kui ma eksi, mäng peaks olema Tallinnas. Ja, aga kindlasti A. Le Coq Arena meie kodumäng ja ülioluline enne koondise pausi jätkata liidri kohal ja võita. Väga hea, suur tänu sulle ja edu nii Tartu mänguks kui ka koondises. Jah, aitäh. Jõudnud tõepoolest FC Kuressaare kapten Märten Pajunurm. No täna Kuressaarest 1-3 kaotus FC Flora vastu, et mis mõtted tekivad? Väga kahju praegu, et tegelikult oli 1-2 ja saime momentumi energia enda kätte, et
pall püsis nende poolel, jõudu, energiat oli, saime palju standardeid, tuul oli ka tagant 12. mees, et oli nagu tunne, et võiksid täna punkti näpistada, aga no viimane minut kontra ja hoopis 3-1, et selles mõttes, et tulime raskest seisust mängu tagasi, poiste ei ole uhke, aga natukene jäi puudu ja Flora selles mõttes oli tugevam, läheb siit 3 punktiga koju, aga ei olnud kehv sooritus ja peale Nõmme Kalju mängu usun, et pigem saame rohkem positiivselt kaasa võtta ja ei jäänud üldse palju puudu, et tugevalt Floralt midagi kätte saada. Just tahtsin sinna jõuda, et Nõmme Kalju vastu 4-0 kaotus, et nüüd tegelikult mängupilt iseenesest oli ju esimesel poolajal väga ilus ja teisel poolajal ka, et mis need muutused võib-olla teisel poolajal olid, mis selle särtsu uuesti teile mängu tagasi tõid? Ega suurt muutust ei olnud, pigem, et teeme oma asja edasi ja hakkab tulema, et siin selline jalgpall on tihti selline 2-0 pealt 2-1 ja siis ongi mäng sinu käes, et suutsime, selleks peab võitlema ka kõvasti. Otto tuli mängu, pani vist esimese puutega palli võrku, et tubli töö Otto poolt, et tõi meid mängu tagasi, üritasime lõpuni, andsime kõik, aga ja, ega Kalju mäng ka nii halb mänguliselt ei olnud, lihtsalt löödi ilusad väravad meile taha ja suurt stressi ei olnud, uskusime, et koduväljakul oleme häid tulemusi saanud see hooaeg, et hakkab tekkima see õige kindlus ja energia siia taha, et hea usk oli täna, üritasime, aga natuke ei puudu. No nüüd nädala lõpus pühapäeval ka veel mäng Pärnu vastu, et mis mõtetega sinna peale minnakse? No väga head, ega Pärnuga alati suurepärased lahingud, väga tulised, et eelmine kord kodus jäime peale, nüüd lähme suurepärasele Pärnu linnastaadionile, et pärnakatega on juba, ütleks, et minul juba aastakümneid on kõvad lahingud olnud, et alati vägev nendega maadelda, võidelda kõike, mis selle jalgpalliga kaasas käib, et tuleb kindlasti äge mäng enne väikest minipuhkust, et valmistume nüüd, analüüsime tänase mängu ära ja siis juba valmistume Pärnuks, et anda lahing. Suurepärane, suur aitäh ja edu Pärnu!